kutsuti meid Ülemiste City ühe maja katusele kiivritega. Miks? Täpselt ei tea, aga väidetavalt ootab meid siin üks ülesanne. No tervist, mehed! Tere! No meil on teile ülesanne, et linnakut paremini tundma õppida, siis me anname teile siin mokki-dokid. Ülesande mõte on ära tõestada või näidata seda, et Ülemiste linnakut on juba nii palju arendatud, et meil on niivõrd palju teenuseid siin ja igapäevaseid teenuseid on võimalik siin nii mugavalt kasutada, et läheb vähemalt 7-8 minutit, et kõik teenused ära tarbida. Teil on 2 eraldi ülesannet ja teeme võidu peale. Selge, et mina siis Jüri vastu, jah? Et me jagame siis meeskondadeks. No ma pikalt juures ja mulle sobib väga hästi. Nii, Jüri, mina sinu vastu. Nii, Mainori kõrgkooli kõrval aadressil Keevise 2 on Kalli lasta, et see on peauks on Suursajamäe tänava pool, et ole hea, mine võtta sealt üks laps. Üks suvaline laps. Saab tehtud. Nii ja Teet, mina panen ka startima. Palun esimene ülesanne ja teeme nii, et me teeksime ikkagi Margusele Jürile ära. Nii, Roobek, kui sa seisad seljaga kõrgkooli ukse poole, siis paremat kätt näed üks klaasfassaadiga maja. Seal all on barbershop, see on sinu ülesanne esimene. Sir, ma olen kohal. Ma lähen sisse, vaata, mis mulle öeldakse. No, teil on sinu ülesanne. Äkki saab siis sisse. Oot, sisse, nii kõrge uks. Ei, siit ei saa sisse. Ma pean teise poole minema. Ma olen ümber nurga. Seal on lasteaed. Lasteaed on siin ju. Lähme sinna. Nii, Margus, ma röövisin ühe lapse siit lasteaest. Nii et sellega on nüüd korras. Mis edasi saab? Selveri kood. Selverisse sa jõuad niimoodi, et natuke tagasi Keevise tänavale. Nii, vaadake ilus, ma habe tehti. Nii, Teet, mul on barbershopis käidud. Ma olen ilus ja rõõmus ja roosa, kus ma minema pean. Teet, me tegime nalja, et sa oled keskpärane õpilane, aga tegelikult oled ka tudeng ja sa õpid mida? Õpin turundust Mainori kõrgkoolis ja hakkan lõpetama. Ja enda vaba valik ja selles mõttes on väga hea, et ka vahepeal näiteks tundide vahel saab mõne kohtumise pidada. Said sa seda, mis sa tahtsid? Ma sain seda, et ma mõtlen teistmoodi ja laiemalt, et kui ma enne mõtlesin. Ja see mees on Mainori siin ideaalne reklaamnägu, sest teab, mis teeb, teab, mis on vaja öelda ja tundub, et on päris edukas ka. Nüüd sa pead järgmine sihtpunkt on sul järgjoos. No vaadaks seda joont. Vaat siuke sõit. No Jüri, ma olen siin energiooski eest. Tahad võtta sulle hotdogi, mis sa tahad? Võta mulle kiirelt üks piim. Tere. Juba ootab. Oi, ma tänan teid. Aitäh teile. Siia või? Nii, põrutame aga edasi. Mul on kohv käes, kohvi top appi. Põrutan mööda. Mai fitness, et tuleme sama tänavat edasi, kus sa tulid Nortalist ja Elvedest mööda. Ja siis sa lähed vasakule, keerad Valukala tänavis ja lähed 2 kollast kraanat, tuleb nende kraanade suunas. Margus, sa tahtsid, et ma olen käinud Selverist ruttu läbi, eks ole? Oled sa juba kohal või? Ma olen sisuliselt Selveri juures ees, jah. Võta mulle üks kiirloterii ja tule siis välja, ma juhendan siin edasi. Saab tee. Vello! Noh, ma pean ühe loterii ostma. Mis lapse nimi on? Ma panin sinu... Ma näeme, et te kenasti nüüd seal viidate aega seal Fine Wine'i ees, et tulge nüüd ikka sealt edasi. Jüri näoga Lõõtsa tänavale siis niimoodi, et näoga lennujaama suunas jõuad Valukoja ristmikule ja sealt kohe paremale on Maksu- ja Tolliamet, mine deklareeri oma huvid. Edu sulle. Elus ausalt maksu. Siukest käru ei ole mõni kunagi varem keelatud. Aitäh teile, mehed. Margus, sa oled ise ettevõtluskõrgkooli vilistlane. Mida sa õppisid üldse? Vastab tõele, õppisin ettevõtte juhtimist ja spetsialiseerusin inimeste juhtimisel, et õppeaine nimi vist oli inimressursside juhtimine. Nii, jäid rahule? Minu igapäevatöö on juhtida inimesi ja väga palju kasu oli just teooria poole pealt juurde ja praktika sinna juurde ja väga rahul jäi. Kui oluline, ma ei tea, selle linnaku arengus see on üldse, et selline kool siin asub? Ma arvan, et see on väga oluline ja veel olulisem aeg edasi, et meil on ju teadagi globaalne talentide põud ja kui meil on Mainori kõrgkool siin linnakus, kes õpetab talente ja nad spetsialiseeruvad veel konkreetse ettevõtte vajadusele lähtuvalt, see on ülihea ja meil on päris mitu head koostööprojekti siin juba
suurtemate ettevõtetega toimunud ja toimumas. nii et teil on tegelikult reaalselt sinu enda all ka töötavad inimesed, kes on Mainoris õppinud ja õpivad praegugi. Ja no Teetuga sa juba kohtusid täna, Teet on üks väga tubli tudeng. Meil on, ma arvan, et kuskil pooled inimesed õpivad juurde, õppimine on hästi oluline. Üks ettevõte, kes siinsamas linnakus on olemas, Helmes, selle juht Jaan Pillesaar on avaldanud arvamust, et kõrgkoolid peaksidki olema tasulised. Ma toetan Jaani arvamust, kõrgharidus on tasuline, siis sa pühendud rohkem, sa mõtled rohkem läbi ja tulevikus sa saad ju selle investeeringu tagasi läbi selle, et sa saad olla edukam oma tööelus ja elus üldse. Et ma usun, et see on üks kõige paremaid investeeringuid üldse, mida inimene saab elus teha. Appi, ma olen eksinud. Ma olen Lõõtsa bussipeatuses. Kes on eksinud, Jüri või Robert? No me ei ole nii sarnase häälega veel, aga Robert. Jüri pole kunagi eksinud. Robert, tule mööda bussipeatuses või sama tänavat võiks edasi ja keele vasakule ristmikult. Ma võtan sealt kiirelt mingi, mis see on? See bling sobib väga hästi, valin ise oma käega. Jaa, palun. 5000 peaauhind. Ma teen piiksu vastu. Tehke piiks. Ja issa. Kas nad teavad, et ma tulen? Mingi suur toru käis nii. Ühesõnaga, soovitan kõigil teistel ka näidake oma maksud ette. 13. Ma pole kunagi nii kiiresti sõitnud. Siin ta on. Nii, natuke ronimist ja olemegi. Ops, nii. Oi, kui võidu rõõmus ma olen praegu. Ilmselgelt mina ja Teet oleme võitjad. Jüri midagi veel raadiolt räägib, aga sellest on vähe kasu. Ma ütlen kohe ära, näed. MyFitnessi liitumisleping, tassides kohvi, habe. No näete, et see on ilmselgelt ilusaks tehtud. Barbershopis. Et meie võit